See on tartlanna Ingrid Kalevi leierkast ehk Väntorel, pärit Lõuna-Saksamaalt, 10 aastat vana rahvin. Ja mul on ka üks raamat, leierkasti lugu. Et miks ma kirjutasin sellise raamatu? See alus on kuskil lapsepõlves. Mu vanaisa Johannes oli pasunamängija ja teinekord ta kuskilt pidumängult tulles mängis teelahkmel ja siis see heli oli selline, et ma kohe pidin jooksma ja vaatama, kes seal nii toredaid hääli tekitab. Või kui ma sattusin mõne oreli ligidusse, siis need sellised mürinad, nagu taevased mürinad ka mind vapustasid. Ja on öeldud ju ka nii, et kus leierkast mängib, seal lapsed peatuvad. Ja nii ka täna siin Tartu tänaval, kui leierkast mängib, lapsed jäävad seisma nagu mingit imet kuulama, mis viib eemale sellisest argipäeva hallusest, sombusest ilmast, tõstab kuhugi kõrgele üles. Minu leierkasti lugu argneb ühes linnas. Võib-olla on see Pariis, aga võib-olla on see hoopis Haapsalu. Ja seal juhtub siis selline lugu, et leierkasti mees, kes tuleb mängult, veab oma leierkasti kodu poole ja juhtub liiklusõnnetus. Üks auto kihutab linnas mõtlemata ja leierkasti mees hukkub. Leierkast jääb küll terveks ja hakkab ise mängima ilma leierkasti meheta. Võiks öelda, et mõnevõrra traagiline lugu, et kas lastele sellist hukkumisega seotud juttu üldse rääkida võib. Ma mõtlen, et elu paratamatult viib meid igasuguste sündmuste keskele ja need juhtuvad, aga tähtis on see, kuidas me nendest läbi tuleme, nendest asjadest ja kui sul on isa kõrval, kellele saad käe pihku anda, siis sa lähed läbi tule ja vee. Tegevus hargneb linnakese Turuväljakul enamasti ja see on ka nagu üks harulduseks muutuv plats linnades, Turuväljak, kus mõndagi toimub ja lapsel on seal tõesti huvitav viibida, kuid veel põnevam on siis, kui laps üksi satub turule ja ema on saatnud ta ostma kilogrammi räimekalu ja võite siis ette kujutada, kuidas peab ennast tänapäeva ajastu laps, kes võib-olla ka oma poeostud sooritab nutitelefoniga, kuidas ta peab ennast kokku võtma, seal järjekorras ennast kehtestama ja turumammalt siis ikkagi oma räimed ära küsima. Ja selle raamatu pildid on joonistanud, maalinud kunstnik Katrin Ehrlich. Tema vaated sellele väikelinnale, mis võib olla Haapsalu, võib-olla ka midagi muud, on kuidagi sarnanevad stoppkaadritele, mis on hetkeks on nendes nagu elu peatunud, nagu mingid pildistused ja kohe on tunne, et see energiast pakatav pilt hakkab elama kõigis oma kümnetes pisikestest detailidest, mida mina oma jutu sisse üldse ei osanud panna, aga Katrin on siin lisanud neid igal lehel. See ongi Turuväljak. Ja näete, siin on räimemamma, kes müüb räimi. Siin keegi küpsetab kukleid. Siin keegi müüb mett
Siin saab osta porgandeid, kringleid, üks must kass hiilib siin ja katusel on mustad linnud. Leierkasti loo esimene peatükk, milles kuuri alla lükatud leierkast hakkab pihtima. Halloo, kas kuuled mind? Jah, kas kuuled vaikset muusikat? Sa ei taipa, kust see hääl tuleb. Ütlen sulle, kasti seest, see tähendab minu seest. Olen leierkast ehk Väntorel. Pole kuulnudki sellisest riistapuust. Kohe selgitan. Väntorel on vanamoodne pill. Vändaga muusikakast. Kui leierkastimees väntab, siis õhk sellest kastist liigub ning kasti sisse peidetud muusikamustrid hakkavad oreli vilede abil kõlama. Vahel võib hääl leierkasti seest kosta ka siis, kui keegi ei vänta õhku kasti. Mõnikord võib see tõesti võimalik olla. Raadioaparaat, mis pole sisse lülitatud, võib ka tasasel häälel mängida kaugeid jaamu. Kuuskede kohinast veebruaritormis võivad moodustuda noodiread, mis peidavad tähtsaid sõnumeid maailma saatuse kohta. Kevadises jäämineku kilinas jõel võib tabada arfimängu ja linavästriku vilevidin vete kohal kuuldub siis nagu kiituse hüüd Jumalale.